Soovin sellesse vestlusesse kaasata veel ühe inimese. Minuga liitub Dalia Zishada, Lähis-Ida teadlane. Dalia, aitäh, et meiega liitusid. Alati on rõõm sind I24 News Englishis näha. Räägime sellest, mida me praegu Kataris näeme. Kui USA ja Iraan suhtlevad omavahel ainult kaudselt Katari või Pakistani kaudu, kas seda saab ikkagi pidada sisukaks diplomaatiliseks suhtluseks? President Trump ütles, et suhted iraanlastega on muutunud, kuid ometi oleme taas olukorras, kus iraanlased tõmbavad niite ja keelduvad Ameerika meeskondadega kohtumast. Mida see kõik memorandumile tähendab? Kõigepealt aitäh, Nicole, alati on rõõm sinuga koos olla. Kui suhted USA ja Iraani vahel on muutunud, siis ma ütleksin, et muutus on toimunud ainult ühelt poolt. USA pool muutus Iraani suhtes palju leebemaks, eriti Trumpi administratsioon, mis alguses lubas selle režiimi täielikku hävitamist ja sillutas teed Iraani rahvale oma riigi tagasi võtmiseks. Ja kõik need ilusad lubadused, kuid Iraani poolel on iraanlased endiselt samad iraanlased, manipuleerivad, püüavad aega võita, võib-olla ootavad Trumpi administratsiooni lõppu, proovivad kasutada nii piitsa kui präänikut, nagu nad tavaliselt teevad, nii et iraanlased on endiselt samad. Ja kahjuks on seekord kurb uudis see, et rahvusvaheline kogukond justkui kiidab selle manipuleerimise seekord heaks. Ja meil on piirkondlikud toimijad nagu Katar, kes on tugevalt seotud Iraani režiimi taas tugevdamisega või ütleme nii, Iraani režiimi taas võimule aitamisega. Pärast seda, kui see oli vaid mõne tolli kaugusel hävimisest. Mis on siis Katari eesmärk, kui ta võõrustab neid kahte delegatsiooni? Katar on kõige suurem islamistliku projekti toetaja nii piirkonnas kui ka kogu maailmas. Me ei tohiks seda üldse unustada, hoolimata sellest, et Katar üritab nüüd Washingtonis oma mainet puhastada, tahab ta näida pigem vahendajana, keegi, kes seisab keskel. Aga kõik need on sisuliselt manipuleerimistaktikad. Siiski on Katar siiani maailmas suurim islamistliku projekti toetaja. Ja mida nad saavutada tahavad, on see, et nad soovivad seda islamistlikku režiimi, islamistlikku revolutsioonilist režiimi, mis võttis Iraani oma rahvalt ära rohkem kui 45 või 47 aastat tagasi. Nad tahavad, et nad jääksid võimule, et nad saaksid jätkata oma relvarühmituste toetamist kogu piirkonnas. Nad jätkavad Iisraeli ja teiste araabia riikide ohustamist, keda Katar ise kardab. Kui me ei suuda isegi ameeriklasi ja iraanlasi uuesti ühe laua taha saada, selle asemel, et pidada neid kaudseid läbirääkimisi. Kuidas saab peamist probleemi, tuumaküsimust, mitte Hormuzi väina, lahendada enne, kui need 60 päeva tegelikult läbi saavad? Tegelikult, nagu sa tead, nagu me varem arutasime, Nicole, sinu saates, see memorandum ei tähenda midagi. See pole tõesti midagi. See ei peegelda olukorra tegelikus piirkonnas. Täna nimetatakse seda piirkondlikuks kohtumiseks. Tegelikult ei ole selles midagi piirkondlikku. USA sekretär Marco Rubio oli paar päeva tagasi piirkonnas ja ta kuulas isiklikult Araabia lahe riikide, teiste juhtide ja teiste piirkonna osaliste arvamusi. Ja kõik nad olid toimuvast väga häiritud. Samuti peegeldab meeleolu Ameerika Ühendriikides väga hästi seda pettumustunnet Iraani suhtes, eriti arvestades tõsiasja, et Iraan ei muutu kunagi. Tänaseni on USA ainus, kes räägib tuumaprojekti peatamisest, kuid Iraan ei toeta tegelikult midagi, mida USA ütleb. Alates ÜRO ametnike tuumapaikade inspekteerimisest kuni võimaliku kokkuleppeni, et Iraan ei hakka tuumarelvi levitama teatud tasanditel, mida peetakse ohuks. Iraan ei ole seni ühtegi neist asjadest heaks kiitnud. Nii et see, mida me kuuleme, tuleb ainult ühelt poolt, USA poolt, kes peamiselt mängib oma sisepubliku rahustamiseks ja vabariiklastele arvestades lähenevaid vahevalimisi USAs. Aga see ei puuduta tegelikult Lähis-Ida tulevikku. Dalia, jätkame sinuga, sest ma tahan sinu arvamust ka teiste rahualgatuste kohta, mida me praegu piirkonnas näeme. Nimelt USA juhitud Gaza rahunõukogu kaudu. Nad kohtuvad Küprosel täna kuni neljapäevani, püüdes edasi
edasi liikuda Gaza sõjajärgse valitsemise plaanidega, sealhulgas Palestiina tehnokraatliku komiteega, mis peaks lõpuks asendama Hamasi. Aga ajakava on endiselt ebaselge. Plaan sõltub julgeolekukorraldusest, rahastamisest ja kõige suuremast lahendamata küsimusest, Hamasi relvitustamisest. See teeb Iisraeli sõjaväeametnikud murelikuks, sest väidetavad hoiatavad mõned neist, et Hamas valmistub uueks sõjaringiks, tootes lõhkeaineid ja tankitõrjerakette, värvates noori võitlejaid ning taastades maa-alust infrastruktuuri. Nüüd Taalia. Rahunõukogu on kavandanud Hamasi järgset Gazat, kuid väidetavalt taastab Hamas oma jõudu koha peal ja neil on endiselt relvad alles. Niisiis, nende kõneluste ja Küprosel, mida nad tegelikult saavutada saavad, kui Hamasi desarmeerimise põhiküsimus on endiselt lahendamata. Tegelikult tundub, et rahunõukogu tegutseb mingis paralleelreaalsuses, millel pole mingit pistmist sellega, mis toimub Gazas või isegi lääne kaldal. Nad kohtuvad Küprosel, lihtsalt järjekordne kohtumine nende pikas kohtumiste reas, millest viimane toimus eelmisel nädalal Kairos. Selle tehnokraatide komiteega, mis peaks valitsema Gazat Hamasi asemel, mis on irooniline ja ma naeran, sest see on lihtsalt naeruväärne. Nad tegutsevad ühest Kairo hotellist. Kujutage ette, kui kohutav see on ja nad ei suuda siiani Hamasi relvituks teha. Nad tegutsevad virtuaalses reaalsuses, samal ajal kui tegelik olukord koha peal on hoopis teistsugune. Miski ei tõesta selle tragöödia ulatus paremini kui see, mis juhtus eelmisel nädalal, kui tohutu hulk palestiinlasi Gazas tuli tänavatele, korraldades suuri proteste Hamasi vastu. Tegelikult hirmutas Hamas neid, tegi neile kahju, ründas neid ning paljud neist peeti kinni ja piinati. Ja maailm on selle suhtes nii vaikne. Nii et mulle tundub, et kahjuks räägime siin kahest erinevast reaalsusest. Rahunõukogu reaalsusest ja tegelikust olukorrast Gazas, mis on väga kurb, kus Hamas on endiselt kõige domineerivam jõud. Mis siis on nende riikide eesmärk, kes on seotud rahunõukoguga? Eriti Egiptus, Katar, Türgi ja mõned Pärsia lahe riigid. Mis on nende prioriteet? Kas see on Gaza ülesehitamine või Hamasi relvitustamine või lihtsalt relvarahu kokkuvarisemise ärahoidmine? Nii et seni oleme kuulnud kahte erinevat seisukohta. Eelmisel nädalal Kairos toimunud ettevalmistavad kohtumised keskendusid rohkem sellele, kuidas tugevdada tehnokraatlikku komiteed, mis peaks hakkama Gazat valitsema. Nad arutasid ka väga huvitavat küsimust, mis on minu arvates sellega tihedalt seotud. See puudutab valimisi, mis toimuvad läänekaldal. Seadusandlikud ja presidendivalimised, mille kohta Palestiina omavalitsuse juht Mahmoud Abbas teatas, et need toimuvad selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguses. See oligi see, mida arutati. Just kui Gazas ei toimuks midagi ja Hamas oleks endiselt seal. Küprose kohtumine peaks seni öeldu põhjal toimuma täna ja homme. Keskendutakse kahele asjale. Turvalisus nii Gaza ja Iisraeli piiride osas kui ka Gaza sees, sealhulgas politseijõud, mille Egiptus lubas Gazasse saata, ning ISF ehk rahvusvaheline stabiliseerimisjõud, mis on alles kujunemisjärgus ja mõned riigid saadavad sinna oma vägesid, kuid see on endiselt kujunemisjärgus ega saa veel Gazasse siseneda. Ja siiski, mitte miski sellest ei edene, kui Hamas ei relvitustu. Ja Hamas manipuleerib nüüd samuti olukorda, liikudes teistsuguse või nende sõnul B-plaani või järgmise läbirääkimiste taseme poole. See tähendab, olgu, me relvitustume, aga te peate looma mingi julgeolekuraamistiku, et lõpetada see, mida nad nimetavad okupatsiooniks. Et me ei peaks enam tegema seda, mida nad nimetavad vastupanuks. Sina, mina ja kõik, kes meid vaatavad, teavad seda. Nad mängivad sõnadega. Et luua olukord, mis hoiab neid kauem koha peal ja annab neile võimaluse uuesti relvastuda, koonduda ja taas tugevaks saada. Taalia, sa mainisid Egiptuse väljaõppe saanud politseijõude. Sa mainisid rahvusvahelist stabiliseerimisjõudu, isegi Palestiina tehnokraate. Kõik nad valmistuvad. Kõik nad on ootel. Aga kui kaua peaksid nad veel valmistuma ja ootel olema? Kas on olemas mingi ajakava, millal olukord tegelikult muutub ja Iisrael või kes iganes see ka poleks, saad tegelikult sinna sisse minna ja Hamasi ise relvituks teha? Ei, tegelikult kõik, mida me oleme maininud, tehnokraatlikud komiteed, mis peaksid Hamasi asendama, ISF, rahvusvahelised julgeolekujõud, kes lähevad Gazasse ja hakkavad seal tegutsema.
politseijõud, kelle kohta Egiptus ja Jordaania ütlevad, et nad on koolitanud sadu palestiinlasi kohalike politseijõududena tegutsema. Kõik need on ootel ja nende Gazasse mineku ajakava on üsna lahtine, inshallah, tulevikus. Tead küll, see tulevik, mille saabumise aega keegi täpselt ei tea. Nii et see ongi see, mida Hamas tahab. Tegelikult teenib see olukord ainult Hamasi ja taaskord ainult islamistliku projekti, kui vaatame laiemat pilti sellest, mis praegu Iraanis toimub. Seega on Hamasi huvides, et kogu see olukord jääks lahtiseks. Ja ma ütleksin, et kohalikud osapooled, eriti Egiptus, kellel on praegu Hamasi üle suurim mõjuvõim peale Katari. Kahjuks ei ole nad valmis avaldama Hamasile vajalikku survet, et see teeks seda, mida peab tegema. Nimelt relvadest loobuma, mis on esimene samm selleks, et Gazas võiks toimuda mindisugunegi edasiminek. Dalia Sihada on väga oluline jätkuvalt jagada seda, mis toimub kogu Gazas ja rahunõukogus. Suur tänu, et olite täna meiega i24 News Englishis.